Potsataja, dubleerinud Tallinn film, tõlkija Valeria Viljandi, režissöör Eugen Rosenthal, helioperaator Herman... Tõlkinud Valeria Viljandi, toimetaja Ulla Šavornok. Kuidas te jõudsite multifilmide tõlkimise juurde? Antakse sulle see käsikiri kätte, öeldakse, et eesti tekst ei tohi olla pikem kui vene tekst ja tõlgi ära. Ja filmi ma ei näinud ei enne ega pärast. Aga hiljem seletati mulle ära, mida ma enne ei teadnud, et dublaažis pead ka seda arvestama, et kui repliik algab vokaaliga originaalkeeles, siis ta peab ka pärast algama vokaaliga, sellepärast et see, mis ekraanil on, seal on lahtine suu. Aga mis aastast te siis hakkasite tegema multifilmidele tõlkeid? 70-ndatest? Ja 70-ndad oli kindla peale oli siis, sest et ma tean, et ma loomingus töötasin, et kui õhtul oli dublaažed, siis ma ei läinudki vahepeal koju. Dublaaž hakkas kuskil kella 6 või 7 peale. Aga mis lugusid teile meenub nendest multifilmi tõlkimise aegadest? Poliitilise alltekstiga oli ju seal need maalood ja Madu oli ja siis Kass Matroškin oli ja siis oli üks hiir seal joostukera sees. Sellepärast, et selle tsensuuriga oli ju Nõukogude võimu ajal see, et lastekirjandus ei käinud tsensuuri alla ja samuti ei käinud ka need lastefilmid sinna. Ja selle tõttu panid ka vene autorid sinna sisse igasuguseid vigureid. Peale selle paljas tekst tundub tihti peale süütu, kui tal pilti juures ei ole. Ja ma tean, et dublaaži tehes näitlejad tihti peale pidasid peenikest naeru, kui poliitiline teravus tuli eesti keeles paremini välja, kui ta vene keeles oli olnudki. Sest tegelikult autorid olid muidugi mõelnud seda, et ega laps koolieelik ei käi üksi kinos. Ta käib ikka vanematega koos, nii et vanemate jaoks oli seal ka midagi Nõukogude võimu pilamist. Olen Tallinnas sündinud ja Tallinnas rasvanud. Mu isa tegeles filmi asjandusega ja üksiku lapsena olen ma kasvanud, selle tõttu ma olen ka, ma ei tea, vist 3,5 aastaselt lugema õppinud. No sellest peale, kuni silmad võtsid, olen ma kogu aeg lugenud. Alguses olid muidugi need väiksed lastepildiraamatud. Umbes kooliajast peale, siis ma hakkasin rohkem lugema. Enne seda mul oli suur lugemisnälg küll, nii et ma lugesin ajalehte juba koolieelikuna. Ja kuna kodus tookord ei olnud raamatuid eriti, emal oli olemas 13. aastal Auguste Kaarma poolt välja antud Eesti luuleilm, siukene paks piibel, umbes 800 lehekülge. Seda ma lugesin ja päris piiblit ka. Sest seal on ju ikka niisuguseid lugusid ka, mis huvi pakuvad, eriti apokrüüvalood. Aga kooli minnes, siis oli muidugi see, et kui kooliraamatukogust hakati raamatuid andma, siis õpetaja alguses ei uskunud, et ma nii ruttu läbi loen. Mis seal oli, need kõiksugused Jaunart Jaunrami, Jõngermannid ja niisugused asjad. Täna antakse väike raamat, homme tood tagasi. Õpetaja ütleb, ega sa pole seda läbi lugenud. Aga ma jutustan sisu ära. Aga sellest ajast peale ma olen meeletu lugeja olnud. Ja nüüd, kus ma ei näe, on kõige suurem õnnetus see, et Pimedate raamatukogus on küll väga hea valik ja ma saan iga kuu kas või 10 raamatut endale tellida. See võtab nii palju aega. Sellepärast, et silmadega ma lugesin ju palju kiiremini, kui niisugust asja meelde tuletada, missugused olid enne sõda kuldraamatud, nende paksust. Mõnikord said jõulukengiks kuldraamatu, hakkasid seda siis õhtul lugema ja vaata jõululõunaks oli ta läbi. Sest siis, kui mul nägemine ära läks, siis ma sain aru, et ma pole kunagi sellest ajast peale, kui ma lugeda oskan, ei ole lugenud ei tähti ega sõnu, ma olen terveid plokke korraga lugenud. 44. aasta sügisel
Läksite ülikooli? Saksa ajal ei saanud ju ülikooli minna, nemad nõudsid tööteenistust, aga tööteenistusse ka ei tahtnud minna. Miks läksite siis Eesti filoloogiat õppima, kui te filosoofia vastu huvi tundsite? Ei, no ikka kirjandus mind ju huvitas enne kõike. Filosoofia on see asi, mis inimest ikka huvitab, kui ta kirjandust loeb, Aga ülikoolis, mis seltskond ees ootas? Ülikooliga oli siis niisugune lugu, et ülikooli ei pääsenud tookord peauksest. Sellepärast, et sakslased olid võtnud ära suurema osa peahoonest ja ülikooli rahvale oli tehtud varu väljapääs sellest üliõpilasmaja poolsest otsast. Üks aken oli tehtud ukseks ja sinna tuli siis trepp, sealt kaudu me saime sisse, sellepärast, et minu teada ei olnud maja üleni veel läbi vaadatud ja nad kartsid, et võib-olla kuskil on miine ja kogu maja ei olnud veel kasutuses. 2 eksamit oli üldine ajalugu ja kirjand. Ja ülikool hakkas siis peale kuskil novembrikuus. Nii et tookord esimene sess oli, ma ei mäleta, kas jaanuari lõpus või veebruari alguses. Õppejõududeks olid siis, Haristi oli nagu professor, aga teised küll tublid inimesed olid olnud varem gümnaasiumi õppejõud. No kes meil seal olid, eks ole? No ladina keel, seal oli meil Lalla Kross ja muidugi vana Reitav, Liidia Pintmann. No nemad vist olidki varem ka ülikooli õppejõud olnud, aga antiikkirjandust ja hiljem ka kogu väliskirjandust luges meile Villem Altoa. Nii et Arnold Kask oli, Ariste, Laugaste, Taev, Jaan Konks luges hiljem seda kohustuslikku ainet, seda N-liidu rahvaste ajalugu, mis tähendas tegelikult venelaste poolt vallutatud rahvaste ajalugu. Paljudest õpingu- ja ühiselamu kaaslastest said tuntud kirjanikud ja kirjandusteadlased. Endel Nirk ja Heino Puhvel, Asta Hammeri, Ain Kaalep. Ja Ain Kaalep oli juba 1943. aastal ülikooli sisse saanud, sest tema oli ju nii noor poiss, tema on 26. aasta poiss, kes väga noorelt kooli läks ja väga noorelt lõpetas ja saksa seadustel olid ka augud sees. Teatud aastakäikudel oli ette nähtud see tööteenistus, aga kui sa noorem olid, siis said sellest mööda. Ja vaat Ain Kaalep oli selle tõttu saanud varem ülikooli sisse. Tartus sisenesite kirjandusellu. Asi oli ju niimoodi, et eks me noored inimesed proovisime saksa ajal ka avaldada. No õnneks ei õnnestunud. Kirja saatsin ma Visnapuule, kes mulle ei vastanud, aga nagu nüüd selgus, oli tema arhiiv alles ja seal olid mõned luuletused alles. Lasnamäel 14. juulil 1943. aastal. Väga austatud härra Hendrik Visnapuu. Julgen teie kui luuletaja ja kirjanduskriitiku poole pöörduda. Olen algaja luuletaja ega ole veel kuskil oma töid avaldanud. Seni olen kirjutanud vaid iseendale. Kuid luule, nagu iga teinegi kunst, pole määratud ainult üksikisiku koduseks vaimu teritamiseks, vaid ka laiemale üldsusele. Oleksin teile väga tänulik, kui teie juurde lisatud luuletused läbi loeksite ja mulle oma arvamusest teataksite. Siis ma teaksin, kas minu luulel on eeldusi pääseda mu enese teadvusringist ka üldsuse ette. Teie otsust oodates austusega Valeria Villandi. Suitsule saatsin ka, aga Suitsule saadetud kiri tuli tagasi, sest et sellega ma olin hiljaks jäänud. Peale oli märgitud, adressaati ei ole, sest Suits oli juba Soome läinud. Ma ei tea, mis aastal siis hakkas edasi äkki ilmuma niisugune teade, et vaat seal kirjanduse majas, et seal on konsultatsioonid või nii. Ega ma sest Hiirest tookord midagi ei teadnud, aga kirjandus ikka kirjandus. Ma hakkasin siis seal käima. Hiire klubis? Siis ei olnud veel Hiire klubi. Siis Hiir lihtsalt, tal olid kõnetunnid, ta võttis inimesi vastu ja
aga 46. aastal hakkasid need üritused. Ma tean, et väike roheline kaart anti mulle ka, millega sai 2 külalist kaasa võtta. Siis hakkas 1 kord nädalas niisugune kirjandusõhtu ja seal käis kogu Tartu intelligents koos. Kaarel Ird ja Harald Taabermann ja kõik käisid ja Arkadi Uibo, no muidugi kirjanikest rääkimata, eks ole. Kota käis seal ja Aira Kaal, kirjanduse inimesed, Taev ja need kõik käisid. Nii et see oligi Hiireklubi? Ja no see oli see Hiireklubi ja seal hakkas siis kohvik hakkas sinna ka käima, nii et või no kohvi sai igaüks kohvikust niikuinii osta, aga muid saadusi ju vanasti ei olnud, sest kaardisüsteem kadus ära 47. aasta detsembri keskel olles. Aga selle kohvikese said sealt kätte ja muidugi need vanemad olijad, see Tartu intelligents, eks nemad võtsid oma väikse benediktiini ka, aga kas tudengil seda raha ei olnud. Ja ega me polnud harjunudki jooma. Mis seal tehti siis seal klubis? Muidugi see oli üks päris kena üritus, et oli üks koht, kus koos käia ja minuga koos siis hakkasid teised kirjandushuvilised ka käima. Astameri tuli 45 ülikoolid, Ea Jansen ja muidugi Helgi Kaubar tuli ja siis ta oli alles Helgi Reidak. Muidugi ülikooli kirjandusringi me rajasime juba 45. aasta kevadel. Aga see sattus nii õnnetule ajal, et kui oma esimest koosolekut hakkasime, niisugust üldkoosolekut, kus pidid nagu alguses sissejuhatuseks õppejõud esinema, siis see sattus niisugusele hetkele, et sellel ööl oli Ariste vangi viidud. Ja mis sai sellest ülikooli kirjandusringist? Alguses andsime ikka laualehte välja ja ilmselt selle kirjandusringi kaudu ma sinna Hiireklubisse ja Hiire juurde sattusin ka. Ega ma tookord ei teadnud nendest võitlustest midagi, mis enne sõda olid olnud elulähedaslaste ja arbujate vahel. Hiir muidugi proovis meid arbujatest ikka eemal hoida, kuigi meil oli Peti Alvari kogu peas. Nägite ka Oskar Lutsu seal? Luts käis seal paar korda, aga tema oli väga vaikne mees ja tema midagi ei rääkinud, istus seal ja... Oli ta kaine üldiselt? Ei, siis ta oli kaine ja... Erni Hiir, mis mees siis see klubi juht ise oli? Ta on ju luuletajana niisugune kummaline. Ta on igasuguseid figureid teinud noores põlves, kõik need Meeri-Maria, Maria, poiss Bergen, Mörger, Mürtsut, Tai, Rai ja nii edasi. Väga hea luuletaja ta ei olnud, aga ta oli üks kummaline ja iseäralik omadus. Ta on väga huvitavaid liitsõnu oma loomingus loonud. Aga seda oma maja üritust ta pidas ilusasti üleval ja koondas sinna noori ka. Ja tegelikult minu arvates oli Tartus see noorteautorite koondis enne olemas kui Tallinnas. Ja me olime kohutavalt solvunud, kui Tallinna omad hakkasid meie käest meie ankeete tahtma ja nagu, et nemad alles kinnitavad, et me ka olemas oleme. – 45. aastal te debüteerisite luuletustega. Kus see toimus? See oli Loomingus. Tegelikult paar trükiproovi, millest nagu juttu ei ole olnud ja mis muidugi ei kuulu üldse kirjandusse, vaid kuuluvad ainult trükikunsti. Kooli ajakirjas, kas 35 või 6 hakkas meil ilmuma kooli ajakiri, Lenderi kooli ajakiri Sütik ja seal on üks mingi 3. klassis kirjutatud mingisugune lapsik asi on sees. Ja siis oli Saksa ajal oli, sellest võib-olla ei ole üldse kuskil jälgi, sest see ei ole päris trükikojas ilmunud. Mingi teises paljudes ilmus üks kirikunoorte ajakiri, mida anti Tartus välja, aga levitati igal pool mujal ka. Ja seal on mul ka midagi kirjutada, aga see ei kuulu kirjandusse, see kuulub käeharjutuste hulka.
täna on mus hoogu uudset indu. Täna püüan peoga päikselindu. Tänavailt kaob vahuvööne kelts. Päike sära, taevas ära vindu, nagu minus olgu sinus indu, saagu meist nüüd uljas kolmikselts. Lugesin Sõnarisest teie mõningaid tolle aja luuletusi, aastal 47 kirjutatud, 48 kirjutatud. Need on ikka, tundub, et vägagi Betty Alveri mõju all. Ja samas te kirjutasite ka vägagi sellist sotsialistlikku realismi traktoristidest ja maaparandusest. Ei no, ega siis kirjutada sai üht ja teist, aga avaldada ju kõik ei saanud. Ja siis, vaata noor inimene edeb, ta tahab ju ikka, et teda avaldatakse ka. Eks ta siis läheb selle ajavaimuga kaasa. Ja kuna see niisugune positiivne ellusuhtumine ei ole ju iseendast halb, lihtsalt lähed selle liini peale. Tartu nakk, millal see sündis? See Tartu nakki olen ma ka mitu aega juhtinud. Kahjuks on need naki päevikud kaotsis, sellepärast ma tahtsin kunagi aastaid tagasi, tahtsin sellest kirjutada. See oli veel nõukaajal, tahtsin kirjutada. Hakkasin uurima. Selgus, et see vennike, see Hubert Jakobs oli need enda kätte võtnud, et ka midagi kirjutada. Aga vaat nõukaajal oli ju tema niisugune segane vend ja üldse selle elusõnaga seotud ja tema kaudu need kaotsi läksid. Võib-olla, et on ka kuskil julgeolekuarhiivides, kust keegi neid enam otsida ei oska. Aga kes tol ajal Tartu nakis olid ja mis asja seal üldse siis aeti? Mis selle suhe kirjanike liiduga oli? Kes seal olid? Endel Nirk oli, Asta Ameri, Ea Jansen, Heino Puhvel, kas Kalju Kangur, Veli Verev, siis Milvi Sepping, Lehte Ainsalu tuli sinna 11-aastasena, kui tema õpetaja oli öelnud, et mina enam ei oska sulle nõu anda, et mine sinna nende juurde. Aga temaga tegeles tookord Asta Ameri. Ja näiteks Siir käis kõigi meiega, kes me luulet kirjutasime, käis siis tookord neid Tartu tööstusettevõtteid pidi ringi, kus tehti kirjandusõhtuid, kus me pidime esinema. Teie ülikool lõppes aastal 55. Miks nii kaua läks? Ma läksin vahepeal mitte statsija tööle ja kuna ma siiski erialaloengut tahtsin kõiki kuulata, siis ma nende aastate jooksul jätsin küll kuulamata marksismi loengud ja niisugused asjad, ja pollökid, aga oma erialaloengut kuulasin kõik ära. Ja siis ma tegin neid asju nii tasapisikesti. Jõudsimegi nüüd kirjandusmuuseumisse, see oli aasta 47, kui sinna tööle läksite. See oli 47 ja 52 oli see, kui te ära tulite? Jah, ma olin seal 5 aastat ja 5 kuud. Ma ei tea, kui kaua see Liis Saabermann tookord direktor oli olnud, sellepärast, et ega ta vist väga kaua ei olnud, sest et mingisugusel ajal oli ju sealt Mart Lepik vangi pandud, aga ega mina nendest asjadest tookord mitte midagi ei teadnud, aga tal oli nähtavasti tekkinud juurde vabu kohti ja tema pakkus mulle, et vaat noorem teaduri koht, et mis osakonda te tahate. No käsikirjad oli seesama vana kultuurilooline arhiiv, aga tookord oli see nimi ja ma vaatasin, see on kõige huvitavam nimi. Et siis otsustasin sinna minna ja ma tegin siis kartoteeki ja pärast ma korrastasin fotokogu. Need aastad, kui te olite kirjandusmuuseumis, on need kõige kurjemad ja mustemad aastad. Kas konfiskeeritud, keelatud kirjanduse voolud jõudsid kuidagi ka kirjandusmuuseumisse? Neid seal kindlasti oli, aga eks nad olid siis erifondis. Seal oli neid konfiskeeritud asju ja kõik ei olnud inventeeritudki. Teine noorem teadur, kes arhiivraamatukogus töötas,
ütles mulle, et tead, seal pööningul on ja ma sain sealt vanu loominguid ja ma ei mäleta, mida kõike ma sain sealt, mis oleks, kuna neid oli liiga palju, nad oleks läinud ju hävitamisele. Need said sealt lihtsalt tasakesi portfelliga ära toodud. Aga see, mis maha jäi, see läkski hävitamisele siis? Kuulu järgi löödi kirvega katki ja siis sel ajal polnud ju veel neid paberipurustamise masinaid, siis käis asi natuke lihtsamal viisil. Kas Kirjandusmuuseumi fondides ka mingisuguseid vanu käsikirju hävitati siis? Ei, käsikirju ei hävitatud. Moskva. Pealinna tänavail näeme külalisi Vennasvabariigist Eestist, Eesti kirjanduse dekaadist osavõtjaid. See dekaad on suurimaks kultuurilis-poliitiliseks sündmuseks Eesti rahvaelus, kes tänavu tähistab NSV Liidu rahvaste perreastumise 10. aastapäeva. Aastal 50 maikuu siis jõudsid Moskvasse Eesti NSV kirjanduse dekaadile. See dekaad tuli pärast seda, kui 8. pleenum oli olnud ja kõiki oli koledasti sõimatud ja pahaks tunnistatud. Nad pidasid selle dekaadi ajal iga jumala päev, võib-olla just mitte iga päev, aga noh, igatahes väga tihti partei koosolekuid ja sõelusid üksteise musta pesu seal suure hoolega. Aga no siis olid kõik asjad nii keerulised, sellepärast, et me käisime seal Kremli relvapalatisse, viidi meid siis ka jälle suured nimekirjad ja kas tookord piletit polnud, vaid nimekirjad ja asjad. Ja vaat äkki ei lasta Aira Kaalu sisse, sest ta oli nimekirjas kui Aira Kaal, aga kodaniku nimi oli tal ju Aira Hõun. Eesti raamatute näitus kajastab kujukalt vaba Eesti rahvakultuuri arengut. Eesti rahva eepos Kalevipoeg, lugulaul vanade eestlaste mehisusest, kangelaslikkusest ja võitlusest oma sõltumatuse eest. Aga mis te seal muidu tegite seal dekaadil, esinesite? Aga ei, mina vist ei esinenud seal üldse. Aga noh, mõned siis lugesid ja muidugi, kuna seal olid tõlkijad ka, siis tõlkijad lugesid muidugi vene keeles, et need kuulajad aru saaksid. Laul Stalinile. No veeti igasuguseid suuri tehaseid pidi, kus saali mahtus mitu tuhat inimest. No üks suur tsirkus. No ja muidugi seal olid need näitlejad ja lauljad ja need esinemised olid ka. Aga see dekaadi seltskond kujutas endast ikkagi tolla Eesti kirjanduse heaks kiidetud eliiti. No minu meelest oli seal enam-vähem kõik, kes ei olnud just kõrvale tõrjutud, olid kõik kohal. Tehases Sergei Molot klubis kõneles Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu juhatuse sekretär Magnus Mälk stalinlikust rahvaste sõprusest, mis innustab kõiki Eesti kultuuritegelasi. Ja ma mäletan, kuidas mina ja Peekman, kui me ootasime seal keskkomitees, kuidas Ants Saar tuli meie juurde ja ütles, et ärge ikka selle Smuuli ja Vaarandiga nii väga läbi käige, sellepärast, et nemad suhtlevad Sanga ja Verilaasiga. August Talle oli teiega veel seal? Ja. Ükskord oli, ma ei tea, mingisuguselt kokkutulekult me jälle tulime ja oma peatuspaika ja siis oli Moskvas juba mingeid taksosid. Ja kambakesti mindi sinna peale ja Alle ütles mulle, et kuule, sa noor laps, ära tule meiega, mida me ropendada. Ja teine oli see, kui ta ütles siis, kui dekaad oli juba lõppenud ja me vist koju sõidul rongis ütles, sa mõtled, et mul vanal mehel kerge oli 2 nädalat järjest purjus olla. Eesti Nõukogude kirjanduse dekaadist Moskvas osa võtnud kirjanikud saabusid Põlevkivi rajooni. Leeberehti nägite?
Leeberihti nägin. Leeberihti ma nägin, ma ei näinud teda esimest korda, sest kirjandusmuuseumis töötades ma enam ei mäleta, kas see võis olla kas 48. aasta või oli ta 49. aasta. Siis saadeti mind Tallinnasse eluloolisi andmeid koguma nende kirjanike käest, kes enne ei olnud kirjanikud liidus olnud. Aga Leeberihti juures ma käisin, siis ta oli veel üsna harilik inimene, elas mingis ühetoalises korteris ja ei kannatanud niisuguse puhtuse maania all, nagu ta hiljem oli. Ta oli hiljem niimoodi, et tähendab, kui tema lapse juures käis arst, see oli väga õnnelik, ütles, et väga tore oli, et mul anti puhas kittel selga, lasti kohe käed ära pesta ja nii edasi. Aga siis oli nii, et kui keegi tahtis temal raamatut võtta riiulit, ta andis puhta paberi, et ta võtaks siis puhta paberiga. Ja honorare sai ta ju väga palju, aga tal oli niisugune puhtuse maania, ta ei võtnud ise raha vastu, ta laskis autojuhil. Ta andis allkirja ja autojuht võttis selle musta raha vastu. Max Laassiniga ei ole mina enda meelest rääkinud. Tema koledat kõnet ma olen küll kuulnud ja siis, kui ta selle koleda kõne oli ära pidanud, siis tema peatuspaika helistas õhtul tookord üliõpilane Leenu Siimisker ja küsis tema käest, et mis ta arvab ajakirjast Ratsionalist, mille toimetaja ta teatavasti Eesti ajal oli. Mille peale Laasson, Leenu vähemalt nii ütles, Laasson oli vastanud, ei, ma ei tea, ma ei ole lugenud. Ei ole lugenud, jah. 52-54 olite ajalehes edasi? Ja tegelikult oli ajakirjandus mind huvitanud juba koolipõlvest peale. Juhan Peegel oli siis veel ametis, ta oli veel paar kuud ametis, enne kui ta päris ära läks. Nii et Juhan andis mulle need esialgsed õpetused, et kuidas seda lehte tehakse, et autor kirjutab nii hea loo, kui ta vähegi oskab. Siis toimetaja toimetab, teeb selle ikka veel paremaks. Siis keeleline käib üle, sekretariaat väänab vee välja, siis loeb korrektuur veergusid, siis murtakse lehte sisse, siis loevad kontrolllugejad ja loeb tsensor ja siis veel see peamine kontroll ja siis leht ilmub ja siis on viga sees. Aga kui edasist rääkida, edasis oli muidugi, see oli veel Stalini aeg. Räägime sellest ikkagi Tederist ja sellest, kuidas minu 30. sünnipäeva ametiühingu koosolekul peeti. Meinhard Teder oli see? Jaa, augusti lõpp. Mina olin parajasti puhkusel. Olen kodus ja helistab mulle hommikul minu tulevane mees Ülo Poots. Ütleb, kuule, Teder tahab sinuga rääkida, et tule linna. Hakkan tulema. Tähtvere pargis jookseb mulle vastu tookordne keeleline toimetaja Laine Karu, sõbranna kahvel. Räägib kiiresti ära, et me tahtsime teha sulle sünnipäevakingituse ja võtsime ühe pisikese paar-kolm sinu luuletust, et laseme trükikojas üheks eksemplaris niisuguseks raamatuks trükkida. See sattus nüüd Tedre kätte ja nüüd on suur pahandus. Sõnaga, Teder oli Pootsi enda juures hoidnud, et ta ei saaks kuidagi mulle teatada midagi. Aga Poots oli korraks saanud korrektuuri ja oli seal ära rääkinud. Käisin tükk aega mööda Ürti tänavat ringi, enne kui ma toimetusse läksin. Ja Teder näitab mulle ette niisugune pisikses formaadist ja mõned luuletused sees ja siis taha on pandud impressum ka. Millal laduda antud, millal trükki antud ja kes on toimetaja. Ja siis oli MB number ka. MB number tähendas seda trükiloa numbrit, mille tsensor andis. Omameeste kirjastus ja
ja MB number oli pandud vist minu sünnipäev või sünnikuu, midagi niisugust. Ma ütlesin, no aga no mis hullu siis seal, no ja aga trükkida ei tohi ju. Käis peast läbi, et kuskil peab mingeid samme ette astuma. Ja siis ma jooksin Komsomoli linnakomiteesse, kus Clara Hallik oli vastava osakonna juhataja. Ja räägin talle ära, et noh, tegid natuke rumalasti, aga noh, paneme tead noomitus koosoleku ees. No ma siis ka mõistsin hukka, ütlesin, et muidugi seltsimehed on teate valesti teinud, et noh, tahtsid hästi, aga kukkus halvasti välja. No seal ma ei saanud niisuguseid sõnu just kasutada, aga muidu niisugune nali käis ju selles, et tuleb üles tõsta, paljastada ja kinni naelutada. Nii et nii peeti minu 30. sünnipäeva siis ametiühingu koosolekul. Kogu nende parteikomitee, seal toimetuse parteikomitee oli väga pännis nägudega vaatama jäänud, kui Poots oli öelnud Tederile, aga need on ju sinu enda lehes ilmunud luuletused. Nii et need tegelikult olid tsensuuri käe alt läbi käinud, ainult et sa ei tohtinud teda eraldi trükkida, sest see trükkimine oli ju nii püha asi. Mis raamatukesest endast sai? See jäi Meinard Tedre raudkasti, tal oli mingisugune põranda külge kinni kruvitud raudkast. Edasis töötasite siiski ainult 2 aastat. Miks Tallinnasse läksite 54? Ja no siis kadunud Saissa Siivas, tähendab Aleksander Siivas. Tema sõjasõber oli Olev Jõgi ja tema oli Olev Jõe käest kuulnud, et Nooruse toimetuses on uusi kohti tulnud ja on vabu kohti ja siin on inimest vaja. Ja tema sokutas minu siis sinna. See oli stalinlik noorus, ta oli veel mitu aastat oli stalinlik noorus. Ja üldse tuli sinna üks kena seltskond kokku. Nii et seal ei olnud mingeid erilisi niisuguseid tõuklemisi ja probleeme ei olnud. 64 ma läksin vabakutseliseks. 10 aastat oled olnud ja kui sa kogu aeg pead uusi asju välja mõtlema, siis ükskord lihtsalt ütleb üles, enam ei suuda uusi asju välja mõelda. Ja siis vahepeal ma tegelesin vabakutselisena, eks ma siis luuletasin ja kirjutasin neid retsensioone, kirjastusele tegin toimetamise tööd ja Loomingusse jõudsite lõpuks? Siis olin 17 aastat Loomingus, sellest viimased 8 aastat vastutav sekretär. Kuidas te võtaksite kokku oma elutöö, oma kirjandusliku pärandi? No hingelt ma olen kõigepealt luuletaja olnud, aga kirjanduskriitikat olen ma sellepärast kirjutanud, et ma olen tahtnud sõna sekka öelda. Ja toimetamise tööd olen ma elus kõige rohkem teinud. Seda multikate asja, mille kaudu mu nime kõige rohkem tuntakse, olen ma seda ikkagi endal ainult kõrvaltööks pidanud. See on nüüd see meie päev. Aha. See kirjutab. Oot. Ma ei näe ju. Aitäh.